Tere! Mina olen Karmen ja mul on suurim hea meel, et te olete jõudnud kuulama esimest episoodi Kodavere podcastist Kaugen Külen. Minuga on siin täna veel Karmen Ariel, Ats ja Anneli. Ja meie oleme see 4. põhituumik, kellest vähemalt 2 te hakkate iga kuu kuulma. Ja kindlasti leiame siia mõned toredad külalised, kes veel ei tea, kes võib-olla kuuleb Kodaverest esimest korda, siis Kodavere on Peipsiääre kaldal, Tartumaa ja Jõgevamaa aladele jääv kihelkond, mille kindlasti hästi iseloomulik osa on kodavere keel, mida me kahjuks veel ise nii hästi ei valda, aga kindlasti on ta suur osa meie podcastist, et võib-olla toome siia mõned vahvad sõnad ja ilmselt ka on kuulda, et meie nimi Kaugen Külen on tegelikult Kodavere murdes. Aga siit me võime edasi liikuda selleni, et kuna me täna siin Kodavere teemal oleme, siis millised on teie esmased kokkupuuted või eelmised kokkupuuted Kodavere keelega, et näiteks Karmen, kuidas sinul sellega lood on? Tere, ma olen siis Karmen Ariel ja mul on varasemaid kokkupuuteid Kodavere keelega näiteks selliseid, et minu isa näitleb Assikvere seltsimajas, on üks selline koht ja näitleb seal iga aasta teeb etendusi koos ühe näitetrupiga Kodavere keeles, nii et ma olen lapsest saati selline seotud olnud sellega ja see on väga toredad ja põnevad ja nii, jah. Väga vahva, et Assikvere on, kuna me täna salvestame Alatskivi muusikakoolis, suur aitäh neile, siis Assikvere seltsimajaga olen ka mina ise koostööd teinud, et eelmisel suvel, kui oli esimene Kodavere laulupido, siis meil oli ilus tuleteekond, kus siis mina olin ka Kodavere või seal Assikveres ja võtsin seal kodaverekeelse esinemisega tuld vastu, et see on tõesti väga-väga vahva. Ja just see kodavere keele aspekt. Aga Ats, meie tehniline seljatagune, ilma kelleta me tegelikult siin täna ei salvestaks. Millised on sinu kokkupuuted Kodavere keelega? Minu kokkupuutumus Kodaverega on siis Kodavere pärimuslaagris. On toimunud viimased 2 aastat palal ja käin seal ja põhimõtteliselt see on kõik. Mis sulle sealt külge jäänud on? Mis sulle seal meeldib? Kartulipuder oli eelmine aasta hullult ja siis ka no omaette lõpus ei pea olema ju iga päev kodus arvutidega, saab nagu õues käia juba. On tore viis suve veeta. Ma nõustun, ma olen ise ka 1 aasta käinud ja tegelikult oli väga vahva. Aga ärme unusta ära ka meie Annelit. Tere Anneli, millised on sinu kokkupuuted? Mina olen siis Anneli, mina olen ka samamoodi nagu Ats ütles käinud Kodavere pärimuslaagris ja seal on nagu siuke, iga aasta sa teed seal mingi näidendi või siis nagu esinemise kokku ja siis seal saab nagu kas Kodavere keeles näidend või nagu laul või midagi sellist. Väga vahva. Kas te mängite pille ka seal? Ja seal saab mängida kannelt, trumme ja vist praegu rohkem ei olnud või? Ja minu meelest ka ei ole. Kannelt on meil käinud õpetamas seal Kertulis, kelle me loodame tegelikult siia ka saada. Ja siit me jõuamegi, kõik need kokkupuuted on väga vahvad, nii väga toredad, südamelähedased ja ilmselt me kõik olime eelmisel aastal ju Kodavere laulupeol. On mul õigus? Just nii. Olgu. Ja mis teile sealt meelde jäi? See oli ikkagi ju oluline sündmus ja kultuuripealinna aastaga ka seotud. Näiteks Anneli? Mulle meeldis see, kuidas seal olid erinevad laulud ja siis seal oli hästi nagu tore kuulata neid laule, kuidas lapsed laulavad. Jaa, vahva. Mina olin seal Kodavere toitude letiga, ehk siis Kodavere toedud. Ehk siis kui keegi mõtleb, kuidas on toidud, siis need on toedud, kus me pakkusime siis Kodaverele iseloomulikke toitu nagu õdrakarask, mis on odrakarask ja munakuuk, mis on siis biskviitkook
ja lisaks sellele siis tantsisin ka pala segarühmas tuuritajad ja sealt on tegelikult ka pärit meie nimi Kaugen Külen, millest me ilmselt räägime ka lähemalt. Ja seal oli, ma käisin ka siis, seal oli väga tore, oli tõesti hästi palju erinevaid laule, oli väga mõnus kuulata ja teada saada ja vaadata, kuidas inimesed ikka panustasid ja tegid ja pingutasid ja väga tore oli ja väga põnev oli ja ikka nagu väga mõnus viis, kuidas seal niimoodi suve veeta ja olla ja selline väga mõnus ja tore oli. Ma eeldan, et neid korraldatakse veel, on ju. Jaa, just täpselt tahtsin öelda, et see oli täpselt selline üritus, mille võiks teha traditsiooniliseks, et see aasta küll laulupidu ei ole, aga on siis Kodavere tantsupidu, mis toimub juba 7. juunil, igatahes seal juuni alguses Palal ja kindlasti tulge vaatama, on väga tore, meist siin paljud ka tantsivad ja saame veeta ühe toreda tantsulise päeva. Aga kui tulla meie nime juurde, siis meie podcasti nimi on Kaugen Külen, mis tegelikult ilmselt paljud teavad sellist laulu nagu Kauges külas, mis on tegelikult nüüd juba ju üpris vana, või vana on suhteline mõiste. Ja meie panime selle pealkirja Kodavere keelde, ehk siis Kaugen Külen, mis siis ju ikkagi näitab nii sellele laulule, mida ka lauldi Kodavere laulupeol, kui ka sellele, et tegelikult näiteks Pala või Alatskivi või üldse Kodavere kant on ju hästi väike koht, mis ongi, kui Kaugen Külen räägib kui laul räägib ju vanaema, vanaisa maamajast, mis oli kuskil kauges külas, kus kedagi teist ei olnud, siis ka tegelikult meie oleme siin väikses kogukonnas ja väikses kohas, kus kõik teavad kõiki ja kus me olemegi hästi väikses kohas. Seda laulu kodaverekeelset versiooni saab kuulata YouTube'ist, kui sa vaatad laulupeo ülekannet, mis ma kindlasti soovitan teha. Ja kui me nüüd oleme siin selle podcasti juures ja selle salvestamise juures, mida me tegelikult sepistame eelmise aasta sügisest, kus mina käisin Viljandis ühel noortekonverentsil ja osalesin seal Võru Huubi õpitoas. Suur aitäh neile, nad on ka meie ühed toetajad ja mentorid sellel teekonnal. Ja sealt tekkis selline idee, et kuna võrukatel on oma podcast Poodimann, mis on siis tegelikult tervenisti võro keeles, siis jäi nagu mõlkuma, et tegelikult võiks teha Kodaverele ka, et Kodavere keel on hästi vahva keel, hästi tore murrak. Ja ajasime siis pundi kokku ja nüüd täna siin me istume. Kui teie seda kuulete, on juba alanud juunikuu. Ja nüüd, kui me täna siin oleme, siis küsimus teile. Karmen Ariel, jah. Kui ma tulin sinu juurde sellise hullumeelse ideega, et kuule, võiks podcasti tegema hakata, siis miks sa täna siin oled, miks sa mulle selle jah-sõna ütlesid? No tegelikult ei olnud mina üldse alguses selles grupis, aga minu vend oli ja siis ma mõtlesin, et täitsa lahe idee ja oleks lahe ja kindlasti ise saaks ka siit paljukest õppida ja uusi kogemusi juurde ja võib-olla tulevikus on see hea, ma ei tea, oskus, mida omada või siis tahe, ma ei tea, asi, millest rääkida ja kindlasti endale teeks see palju rõõmu ja siis ma mõtlesin, et oi kui lahe, tulin sisse ja muidugi minu vend hüppas nüüd alt ära, aga mina jäin ja ma ei tea, nüüd ma olen lihtsalt nendega siin kinni. Nüüd oleks ka alt ära hüpata juba mõttetu, nii et Väga tore, et sa siin oled, meeskond ei oleks sama ilma sinuta. Aga Ats, sulle ma lendasin ka ikka peale, et kuule, mul on vaja kedagi, kes oleks Kodaverega kokku puutunud ja kedagi, kes tehnikat teab, sest mina seda valdkonda ei halda. No siis miks sa ikka mõtlesid, et võiks aidata välja inimesed? Kui nüüd Karmen hakkas rääkima, siis ma ka mõtlesin, et peaks tegelikult järgi mõtlema selle peale, et miks ma jah ütlesin. Aga see oli mingi vist oli see, kui oli see 4H sügisakadeemia
ja siis hakkasime sealt tagasi tulema, me olime seal ja siis sa rääkisid sellest, aga ma ei tea, mul oli vist mingi tegevus pooleli, ei süvenenud sellesse küsimusesse, aga ma ütlesin jah, aga väga hea, et ma nagu ütlesin jah, sest on ju pigem ikka, see on nagu tehnikaga tegeleda rohkem kui tavaliselt ja see saab kunagi ka CV-sse lisada, kui vaja on. Täpselt, see on kindlasti üks oskus, et isegi kui sellest ei arene mingit suurt asja üle Eesti kuulsat, mis tegelikult ei olegi meie eesmärk, et me pole oma eesmärki tegelikult ka välja sõnastanud siin, ta küll on meie artiklis kirjas ja sotsiaalmeedia postitustest leitav, aga meie eesmärk on ikkagi hoida seda väikese Kodavere kandi kultuuri ja seda elu siin sees hoida, et näiteks kodavere keelt kõnelevaid inimesi on 2 käesõrmedel kokku lugeda. Neid on ülivähe, nad on tõesti vanemad inimesed ja meie nüüd üritame siia järgmisest episoodist alates tuua seda kodavere keele ja kultuuri aspekti sisse, et meil oleks mida hoida ja ka järeltulevased põlvkonnad teaksid, et lisaks näiteks Võru murrakule on ka selline asi nagu kodavere keel. Aga Anneli, miks sina mulle jah ütlesid? sa tulid minu juurde sellise huvitava ideega ja siis see tundus põnev ja ta tundus siuke huvitav, kus saab uusi kogemusi juurde kindlasti ja siuke hästi nagu põnev, et võiks teha. Aga Karmen, kuidas sa selle idee peale üldse tulid, et podcasti hakata tegema? No kui nüüd rännata ajas tagasi, siis minu jaoks selline podcast või eesti keeles taskuhääling on alati tundunud huvitav formaat. Et ma ise nooremana laulsin natukene ja muusikat kuulan nagunii ja tegelikult ka viimasel ajal olen kuulan podcast'e ja kui kodavere keel on alati olnud minu jaoks südamelähedane, olles ise siit pärit ja teades, et tegelikult mu vanavanaema rääkis kodavere keelt, siis ma mõtlesin, et kuidagi võiks tuua seda meie põlvkonnale lähemale, kuidagi seda elus hoida ja turgutada ja kuna Kodavere duo tegeleb meil siin Kodavere lauludega ja siis antakse siin välja, vahepeal on antud neid raamatuid ja isegi mänge, mida leiab Juhan Liivi muuseumist, kindlasti külastage, siis mõtlesime, et mis on meil tegemata. Kuidas me saame noorteni ja kaugemate inimesteni niimoodi, et nad ei peaks ise siia kohale sõitma. Muusika on olemas. Raamatud on olemas, aga äkki teeks podcasti ja niimoodi see idee sündis, et sest et podcasti sa ju saad kuulata ükskõik kus, ükskõik millal, sa ei pea sõitma kuhugi kohale, nii ma siis kirjutasin Pärimuskeskusele, kuhu ka kindlasti tulge kohale ja hakkasime mõtisklema, panime siin rahad kokku, pead kokku ja täna siin me istume. Ja podcastis kindlasti, täna oleme siin, aga tuleb mõelda ka tuleviku peale, selline lähitulevik, kaugtulevik. Karmen, mis sina arvad meie tulevikust? Ma loodan, et meil on tulevik kindlasti, aga meil on kindlasti plaanis, me üritame liikuda sinnapoole, et ikka saada oma salvestamisruum ja asjad ja nii, et me saamegi kokku ja me saame aega leida ja ikka aktiivselt salvestada ja ikka teha ja olla ja otsida endale asjad kokku ja loodame, et ikka tahtmist ja jõudu ja kõike jätkub ja et me saame hakkama. Kas teil on veel midagi lisada? Nagu Karmen mainis, me tahaksime just nagu enda ruumi ja Kodavere keskuses on üks tühi nagu laoruum, kuhu me tahaksime lõpuks nagu oma ruumi saada, kust me saame filmida ja meil on nagu oma asjad olemas, aga sinnani läheb veel aega, sest see on päris suur tegemine, sest seal on päris jahe tegelikult. Sa käinud seal või? Jaa, olen küll. Kus see on? See on, minu meelest see on seal kindlasti tulge Kodavere Pärimuskeskus. Jaa, loomulikult. See ruum on seal niimoodi, et kui osad ruumid on restaureeritud, tegelikult siis on ju tegemist vana vallamajaga, mis on Eestis ainulaadne, siis seal on
seda ruumi on raske kirjeldada. Ta on seal ja ta on seal ja ta vajab nokitsemist ja sellega me siin tasapisi... Ja meie plaan ongi seda nokitsemist teha. Täpselt. Aga kus see, ma ei tea, kas see on eriti nagu salvestusteema, aga kus meie need tellitud asjad on? Kas nad on tellitud? Jaa, Atsil on väga hea küsimus. Meie meened, ehk siis oma meeskonnale, meie nelikule, me oleme tellinud oma logodega särgid, nii et tulevikuplaanidest rääkides me tahame jõuda festivalidele. Seal panna väike nurgake püsti, teha kas või näiteks tänavaintervjuusid ja oleme siis oma särkidega ära tuntavad. Küll, Ats, mis sina arvad, kas me see suvi jõuame selleni? Kui te viitsite sinna minna, siis kindlasti. Kindlasti jõuame. Täpselt. Aga mis, kuhu, millal? Volkidele. Jaa. Volkidele? Jaa, just nii. Aga mis volkidele? Hulta on neid Oota. volke ju. Volkid. No Viljandi. igatahes. Ja Viljandi volk. Viljandi volk tuleb. Aga ma isiklikult mõtlen, et äkki peaks nagu igal pool üle Eesti ikka käima, on ju. Täpselt. Mida kaugemale me jõuame, seda parem on. Lihtsalt hetkel me ei saa lubada, kus me oleme, aga kindlasti on seda meie sotsiaalmeediatest näha ja jagame ja postitame, kus ja millal me oleme ja siis saame kokku saada ja võib-olla teha mõne toreda loosi meie meenetega, mingid kommid ja kotid ja sellised Kodaverele iseloomulikud asjakesed on meil Üritame ka. ikka reklaamida, lemmikud püsida. Täpselt, et meil kraami ja nodi on. Ja ega me ju tegelikult, me oleme ikkagi noored põhikooli õpilased, siin 6-8 klass on ja ega me ei tegele ikka ainult Kodavere keelega. Meil on ikka muid hobisid ja tegemisi veel. Et Karmen, millega sina tegeled, kui sa ei ole koolis ega tegele podcastiga? No, mulle isiklikult meeldib väga mängida võrkpalli ja see on üks hobi, millega ma väga aktiivselt tegelen ja siis samuti mulle meeldib lugeda ja perega aega veeta ja lihtsalt rahulikult olla ja chillida ja olla ja teha. Väga lahe, aga Anneli? Ma käisin alguses klaverit mängimas, aga siis ma lõpetasin selle ära ja siis nüüd mulle meeldib hästi käia laagrites ja ma olen ka kodutütar ja siis meil on laagrid ja siis laagrid, mis ka ei ole kodutütarte omad ja Karmen Ariel Menind on ka samamoodi kodutütar nagu mina. Väga lahe ja minu teada oled sa ju ka 4H-kas. Ja ma olen 4H-s ja Ats on ka ja Karmen Ariel ja asju, millest rääkida. ja miks perekonna nime siis? Jaa, Ats, anname sõna sinule. Suur aitäh, seda olengi terve päeva ootanud. Nii, tegelen siis hobina, käin siin näiteks trumme mängimas Alatkivi kunstikoolis, aga kodus tegelen ka muusikaga ja kui ilm lubab, siis käin rattaga sõitmas. Elu on mul igav. Aga mina tean, et sul on 4H-katest päris lähedased sõbrad. Mis sa nendega teed? Piinan neid päev läbi. Hea küsimus. Ats, mis sa siis teed nendega? No, nagu osadega lihtsalt nagu räägin läbi sotsiaalmeediaplatvormide ja käin laagris. Aga näiteks Karl, mu väga hea sõber, ka 4H-kas, käis mul just hiljuti külas, siis kui meil vaheaeg oli. Ja ta oli siin mingi 3 päeva vist, näitasin talle ka nagu palaümbrust juba. Ja see oli üpris tore. Aga tegelikult, kui jõuda külalisteni, siis kelle me kutsume siia, sest ikkagi kui me iga kuu räägime 4 lihtsalt juttu, siis see... Ma ise ka ei kuuleks. No täpselt, ja siis ega me ei oska ka ju ikkagi Kodaveres. Kutsume Mari Kalkuni, olid see Mari Kalkun või? Ja ja Alatskivi ja Kodaveres on Kodavere pärimuskeskusega tegeleb, on Erko ja Reet. Ja nemad me tahaksime järgmine episood külla kutsuda.
et nad saaksid , nad oskavad pisut paremini kodavere keelt kui meie ja no ikka palju no paremini jah , kui ikka meie palju paremini kui meie . pisut . aga ma arvan , et nendega tuleb hästi põnev , sest nad nagu teavad Kodaverest hästi palju ja nad tegelevad ise Kodavere selle pärimuskeskusega ise ka . ja nad on iga suvi meil seal laagrites . Mhm. Ats , kelle kutsume ? kutsume Reeda ja Ergo ja siis kutsume Miku ja siis kutsume , kes see üks tüüp oli , kes seal helikopteritega oli ? aa , ma ei mäleta . Andisid päästis või see või ? ei mäleta mina . no aga Anneli näiteks , kui me mõtleme veel Kodavere laagri peale , sest et seal sa oled mitu aastat käinud , seal sa juba tead inimesi , siis kas me saaks sealt veel kellegi kutsuda ? ja seal on kandleõpetaja nagu Kertu-Liis ja Natali . ja nemad oskavad , Kertu-Liis käib hästi palju esinemistel , kus talle meeldib nagu ta hobi on praktiliselt kandle mängimine ja ta tuleb see väga-väga hästi välja . ja samamoodi on ka Natalil , et tema õpetab palakoolis , meil on nagu pärimusring seal , kus saab õppida kannelt , väikekannelt . väga vahva , kindlasti üritame nemad ka siia saada . ja kui mõelda natuke , no kas just laiemalt , aga kindlasti oleks ka väga tore , kui me kuuleksime sellistelt põlistelt Kodavere elanikelt neid lugusid nende lapsepõlvest või toitudest , siis kindlasti üritame ka neid siia salvestama saada . nii , aga nüüd lähme tagasi tulevikuplaanidesse ja kindlasti on meil veel tulevikus plaanid reklaamida ennast sotsiaalmeedias ja noh , eks ikka erinevatel platvormidel ja nii ja kindlasti filmime ka mingisuguseid asju ja toidu tegemisvideoid . ja mis kinnisidee teil selle toiduga on ? ei , kõht on tühi . jah , ju halvad toidud ka . ei ole Ei , ole. Kodavere Ei toidud on ole. head . see on ju mingi karask ja . karask on nagu Karas- leib . mina näitasin , karask on kehva . me oleme siin nagu Aga mingisugused kook. moodsamad lapsed ja need siin on mingid vanamutid Jah. mingi 70 aastat . tegemine . toidu kaasame folkidele ka . nii , aga mida te tahaksite nagu saavutada selle siinolekuga või mis on nagu mingid plussid , mida te tahaksite saada või mingisugused asjad või miks te nagu , mis on mingid põhjused , miks te nagu reaalselt siia tulite nagu täpsemalt ? räägige sellest ka , et nagu mida te ei taha sellega saavutada . Davai , ma võin alustada . kui see idee jõudis lõpuks minuni , et tehakse sellist meeskonda ja ma võin sealt osa võtta , siis kindlasti see tundus väga põnev , ma mõtlesin sellele ja mina isiklikult mõtlen sellele , et nagu kui mul on selline kogemus olemas , siis sellest on nagu tegelikult tulevikus võib-olla kasu , võib-olla ei ole , võib-olla see on täiesti mõttetu , onju , aga kindlasti mul endal , noh , ma täidan rohkem oma isiklikku vaba aega ja ma saan kindlasti tulevikus kasutada seda mingite , ma ei tea , ettekäänetena kasvõi või ma ei tea , aitab kuhugile kooli sisse saada või annab sellise hea kogemuse ja siis noh , inimestega on rohkem asjadest , millest rääkida ja siin on nii palju erinevaid võimalusi ja asju ja no ma ei tea , tundub lihtsalt põnev ja tore või ? aga mis teie arvate ? ja ma nõustun sinuga , et kõik need erinevad võimalused ja kui me ikkagi saame käia ringi mööda Eestit , siis see ju saame avastada uusi kohti ja teha midagi nii vahvat ja südamelähedast . mida ma soovin saavutada sellega on teadmiseid juurde saada ja puha , aga mida ma ei taha saavutada , on see , et kui ma tulen näiteks sügisel kooli , siis on see , et meil on olnud väga tublid podcast'i lapsed siin koolis ja
ma väga üldse tahan see on nii tõsi. ja ma tahan ennast Jaa, väga ma nõustun. eemal hoida sellest kõigest. ei, ma ei taha muutuda mingisuguseks Kodavere, ma ei tea, mutiks, kes kõnnib mööda külaringi ja nagu oi, tere, sina tegid ju neid hapupiimasaiakesi kuskil TikToki videos. see tundub, ma nagu näen seda ette. ma arvan, et kui see juhtub, siis ma pigem nagu nutan endast magama paar ööd. reaalselt lihtsalt quitime nagu momentaalselt, vaata. kõik kollektiivselt Karmen, lihtsalt Karmen jääb üksinda sinna. Karmen on juba selle eesmärgi saavutanud. kui aus olla, siis ega ma sellest nagu väga kaugel ei ole. ei, aga tõesti, eks see on selline asi või noh, kõigega, ükskõik mida sa teed, eks seda kommentaari ja mingit välist suvalist tagasisidet, millega midagi ei ole teha, seda kindlasti tuleb ja sellega peab arvestama, aga tõesti ega me ei muutu siin nüüd nipsust 80-aastasteks, sellepärast, et me midagi sellist teeme. kunagi ei või teada, mis juhtub. No seda küll, ära iial ütle iial, onju. jah, või noh, ilmselgelt sinuga on see juba juhtunud. Noh, võib vist nii öelda, jah. ega Anneli ka väga kaugel ei ole, sorry, aga noh. Anneli on selline väga osavõtlik ja teeb hästi palju, teeb kõike kaasa, hästi selline korralik laps ja nii, aga kui sa nagu temaga hakkad nagu usu mind, ma ei ole korralik laps. kui sa hakkad temaga reaalselt aega koos veetma, mida mina päris tihti teen, siis sa saad aru, et tal ei ole vist ikka kõik korras, nagu meil kõigil. Tegelikult see podcast on mingi hullude kokkutulek hulludest. ei, aga selles mõttes, mis on minu üks lemmikuid tsitaate, on, et normaalsus on välja mõeldud ebakindlate inimeste poolt. ja seda ta ütleb 24/7. jaa, see on üks see on tema kuldsed sõnad. jaa. Ja noh. Okei, Essa episood on siis olnud jutukas ja sissejuhatav. Eriti ta tähtsust ei toonud meie Kodavere teemale. Aga mis ma siis tahan öelda on, et followge või jälgige meie sotsiaalmeediaid Kaugen Külan, kuidas ma ütlen? Kaugen Külen. ja Instagramis pole täpitähti ja no head päeva teile või head õhtut või ükskõik, kuna te kuulate seda.